Täna on 1. juuni, esmaspäev ja see on siis nüüd 11. päev. Hommik tähendab on nüüd. Täna peaks olema suht lihtne päev. Üritan võib-olla teha tänase päeva natuke pikema selle võrra, et homse päeva lühemaks saada, sest homme on suht pikk ja raske päev, kui ma tahan need Simmisalu ja ööbiku need läbi teha, et siis Hebel Kakerdalli jõuda, siis oleks hea teha tänast päeva natuke edasi, nii et üks täitsa plaan on, et mitte Matsimäele jääda, vaid minna edasi Kollassaarele, et Kollassaare oleks vast võetud parem koht. Aga praegu ilm on väga ilus, nii et siit nüüd edasi. Täiesti puhas kraanivesi. Ma tahaks öelda, kui ma 4 aastat tagasi tulin ja siit proovisin, siis oli tugevam niisugune järelmaitse, niisugune tehniline. Mingi raua. Meenutas hästi mingit, äkki kusagil koolimajas oli selline kraanivesi või niisugune, aga ma tahaks öelda, et nüüd on täiesti puhas kaevuvesi. See kant, kus ma nüüd täna liigun, eile juba ja täna on siis kunagine Vissuvere soosaarestik on see siin, nii et nii eilne õhtu kui täna terve päev, see mets kõik, see oli kõik lageraba, nii et läbipääsmatu lageraba, kus siis mõni üksik kidursoo mingi männike oli, aga kõik see oli lage ja siis selle raba sees olid siis saared, kus siis elati, talu oli peal ja tulin mööda juba Kaasiksaarest, sealt ma ei käinud ja praegu suundungi Virpsaare poole, nii et sealt ma lähen üle. Et nii palju siin muutunud siis, et see oli siis, need saared olid ja see lagemaa oli siis umbes, millal toimus Tõe ja õiguse tegevus kusagil 1800 lõppest või 1900 alguses, praegu isegi ei tea. Sel ajal kusagil oli see sinna maani, kuhugi oli, siis mingi hetk hakati kuivendama ja siis hakkas vaikselt mets peale kasvama. Aga see oli jah, lageraba siin kõik. Kraaveoste järgi lähen, teatud arv kraaveotsasid on vaja mööda minna ja siis on vaja keerata ära, et see keeravad mööda ei läheks, siis täpselt järgima. Selle järgi ma saan aru, kus ma nagu asun, et praegu ma olen nüüd siin. See on siis Virpsaar, nii et ülejäänud sellest pinnast on, metsast on ta kõrgemal, nii et ümberringi leidsin siis lage ja see oli täiesti eraldiseisev, siin oli talu peal. See on nüüd siis tammik siin peal, see peaks siin olema kusagil, raamat ütleb, et 63 aastal istutatud, nii et kusagil seal 53 aastat tagasi istutatud siis on peal. Ja veel ütleb raamat, et siit saarelt, siis siit talust pääses välja ainult kas talvel üle siis raba, kui raba oli külmunud, ja suvel pääses välja ainult kui oli hästi kuiv suvi, siis oli väljapääs, oli ka sealt Pöiatu küla kaudu, aga muidu oli kogu aeg isoleeritud mujalt, et siia ei pääsenud,
et elati siin ja kõik need saared olid siin rohkem-vähem niimoodi. ja see saarte ala, see suur lagesoo või raba koos nende saartega hakkas siis kusagil, kus ma eile olin, mis on Lõõla küla juures, sealt kusagil hakkas pihta, Kaasiksaar hakkas pihta, nüüd on siis Virpsaar ja see läheb siit edasi kuni Tallinn-Tartu maanteeni põhimõtteliselt oli lage ja sealt ega edasi samamoodi, sealt on siis Laeksaare raba, Seli raba ja seal edasi on ju kõik need Matsimäe, kus on, Matsimäe on ju Vahesaar on selle asja nimi minu teada. ja sealt hakkavad siis tulema kõik need Kollassaared, Sigapusmaad, Siimilsalud, ööbikud kuni sinna üles siis see kant ju, kus nii-öelda toimus siis see tõe õiguse tegevus üleval sinna üles päris välja. nii et sealt edasi läheb juba Kõrvemaaga, et see oli kõik siin suured rabad, täiesti lagedad ja siis niisugused soosaared, kus siis peal elati ja talud olid peal. nüüd järgmiseks Eppu raba natukene ja siis jah, eks nüüd ongi ja siis vaikselt hakkan jõudma Tallinn-Tartu maantee peale, nii et olen nüüd hulga maad edasi tulnud, vahepeal ei filminud, pean hoidma kokku natuke seda kaardimahtu. nüüd olen tulnud pikalt edasi, nüüd on endine Tallinn-Tartu maantee. see on siis siin Võõbu juures see niisugune look, mis on välja jäetud, et praegu Tallinn-Tartu läheb sealt rohkem, aga see on siis vana Tallinn-Tartu maantee, nii et tänapäeva mõistes mitte nüüd eriti palju laiem kui ütleme nüüd kergliiklusteed. see on ikka suht kitsas tee ja seal tagapoole hästi käänuline ka, nii et on näha, et ega mingi suuri kiirusi siin ei olnud. Tallinn-Tartu. see on siis teist kord, kui ma tulen sama koha peale välja. Eelmine kord tuli samamoodi eesmärgiga siit edasi saada ja siin oli kõik, siin on truup olnud. Truup on küll olemas, aga ei ole enam seal, kus nagu võiks olla. no teoreetiliselt saaksid üle suht lihtsalt, aga seal teise pool on nii üle jõutud, et ma ei hakka sinna ronima. Eelmine kord ma siis läksin siit edasi, seal lõpus on jahitorn. Ütleks, et seekord on isegi veel tunduvalt sügavam see vesi siin, nii et on päris kõrge. Et ma loodan, sinna pääseb üldse, et ei ole see üle kallaste sealt tõusnud. Seekord tulin isegi, läksin sealt taga suure ringiga. Metsa karja otsa veel jooksin. Et äkki on sealpool mõni truup, aga ei, kõik on. No tõenäoliselt sealt üle saaks, sest seal on tammide allpool on suht madal juba. Aga samamoodi seal taga on nii räga, et ma lähen vist see kord ka lihtsalt sealt ringiga, et loodan, et sealt saab minna. Ei ole üle kallal see tõstetud see vesi. On jälle selle jahitorni juures, eelmine kordki. Ja ega siit ei olegi muud kui teed mööda edasi. Tulin Matsimäest nüüd mööda ära. Mul oli see plaanis sees, üks variant oli Matsimäe. Seal oli umbes, ma arvan, mingi 100 last oli ees. Seal oli mingi suur lastelaager seal ees. Nii et see karmine hakkas sealt kuulda juba sealt hoopis kaugemalt. Nii et sellega on siis kõik. See on nüüd siis Seli raba. Matsimäelt tulin ära,
see laste karmine on siiamaani kuulda kusjuures. Nüüd on teine pikem matk, kus lähen sama seda rada mööda. 2011 siis tulin sealt kruusa pealt siis räätsadega üle raba ja siis laudtee peale. Hästi pehme raba oli võrreldes ütleme siis Kuresooga või vähemalt selle osaga, kus mina Kuresool käisin. Ja Öördi samamoodi, et see oli hästi pehme. Et jäi mulje, et Kannamäe tuult oli hästi pehme. Tulen nüüd mööda seda Uhusilla mäge. Siit ma läksin 2012 ja siis läks rada veel üle nende palkide, minu üks palkidest oli siin ees. Ja need libedad ja ma kõndisin siit üle ja kukkusin siia kogu täiega siia külili, siia muda sisse, see oli niisugune vesi oli siin ka. Nii et tükk aega rokkisin ennast seal mäe otsas ja pärast pesin oma riideid. Nüüd tundub, et on mööda tehtud rada. Juuni 2015 õhtu, esmaspäev, see oli 11. päev, 5 päeva veel. Ja praegu see, et süüa natuke vähe, et ma arvestasin ühe päeva valesti, et mitte täna õhtul ei ole ladu, vaid homme, nii et täna ma pean siis kombineerima mingit jääki. Aga vast saab hakkama ja natuke homsest päevast võiks ette ära süüa, sest homme õhtul on ladu ja see on natuke suurem ladu, see on ühe päeva jagu üle selle võrra, siis ma arvasin nii, et sealt saab kohe midagi ära süüa, herneid ja maid. Homme siis on niisugune keskmine, suht palju kõndimist ja ronimist ikkagi need ööpikku Simisalu need suveteed siin läbi metsade ja siis Napu sillast üle Kakerda metsad, Kakerda raba, Kakerda Laaniplats.